see, et Jesper, sa oled väga Mihkel mitme asja peale, kirjutad siin, inspireerid teisi väga paljuski, oled väga tubli kokk, kondiiter, keevitaja, kõik ühes on ju, siis paneme sinu oskused täna kohe proovile. Oled sa valmis? Okei, davai, lähme. Päriselt. Okei. No Jesper, ma panen su sõna otses mõttes natukene tanki, kuna Sapolu kogu meelelahutuskeskuse juurde kuulub ka Blenderi kohvi ja smuuti baar, siis meil on olemas tõesti imeline nimekiri erinevatest smuutidest ja ma annan sulle ülesandeks teha selline Eesti ürgmehe smuuti, siis mis seal sees võiks olla näiteks? Ma arvan, et ta käis omal naise käest, võttis keldrist vaarikaid, mis olid suvel korjatud, on ju. Siis kindlasti olid mustikad, siis põllu pealt oli neil jääkeldrisse pandud suvest kindlasti piparmünti ja siis karelbed. Ma ei tea küll, mis sellest tuleb, aga no vaatame. Nüüd siis mõõga alla või? Lembitul ei olnud blenderit. Ülihead sellist piparmündi lõhnat. No lõhn on ju hea, no. Lõhn on väga hea. Mojito. Küll, vaatame siis, mis Lembitu vanasti hommikut sõi. Polegi väga paha. Siuke suve pärast seda, kui 2 päeva oled Pärnus valget veini joonud, siis 3. päeva hommikuks on päris hea. Kui vajalik üldse on see õige toitumine või see enda toitumise leidmine? Kuule, tead sa, ma arvan, see tuleb natukene vanusega, et kui ma 20-tes ka, ma võisin süüa ükstapuha mida ja mingit vahet ei olnud, aga nüüd ikkagi, mida vanemaks saad, seda rohkem hakkan ise ka jälgima, et eks iga ise peab ise tundma, et kui ikka peeglis nagu vaatad, et asi on jama ja enesetunne on halb, siis võiks natukene selle asja esimesena üle vaadata.